Te olete kohtunud ka Putiniga. Jah. Mäletate veel ka, mida te tema silmades nägite? Ei no meil oli selles mõttes, inimesed hästi tahtsid teada, et miks see kohtumine toimus. Toimus ta kõigepealt ikkagi sellepärast, et meie Lääne-Euroopa partnerid ja ka Soome näiteks, et kui nemad rääkisid Putiniga või hakkasid Putinile helistama, siis nad ikka küsisid, et mis ma teie poolt edasi võin öelda. Ehk et meie ei rääkinud ise, meie olime menüüs, mitte laua taga ja meist räägiti. Oli aasta 2019. See ei meeldinud Margus Laidrele, meie toonasele suursaadikule Moskvas, ega ka ilmselt Välisministeeriumile, kes siis tegelikult veensid meid Kadriorus, et seda olukorda võiks püüda muuta. Ja muutmise siis võimaluse pakkus meile see, et Eesti oli renoveerinud oma suursaatkonna Moskvas ja samal ajal oli siis toimumas Prantsusmaal Esimese maailmasõja lahingute lõpu aastapäeva meenutamine, kus oli teada, et kõik riigipead on oma pead ja saavad üksteisega nagu suhelda. Ja niimoodi siis Välisministeerium panigi kokku sellise plaani, et minul tuleb astuda Putini juurde ja öelda talle, et meil on seal saatkond, renoveeritud meie vanim saatkond, tulen seda avama, et võime ka rääkida, kuigi on selge, et meil on hästi palju eriarvamusi ja väärtuslikke eriarvamusi, aga me oleme naabrid. Ja nii see täpselt läkski. Ja miks Putiniga? Sellepärast, et Lavrovi arust me peame menüüs olema. See oli üheselt selge, ka pärast seda mul on meeles üks Ameerika Ühendriikide kusjuures vastuvõtt ÜRO-s, kus Lavrov tuli minu juurde, manas sellise pingutatud naeratuse näol, ütles, me nüüd vist peame rääkima. Ehk et me sattusimegi menüüst laua taha. Miks oli Putin selle plaaniga nõus? Jumal seda teab. Selle asja initsiaator oli selgelt Välisministeerium, eelkõige suursaadik Laidre, nagu kes selle mõtte idanema pani ja meile tundus see väga õige. Ja mina, kes ma ei ole diplomaat, et nende instinkt oli õige. Et mina olin tegelikult selles mängus selles mõttes tööriist, kes küll pidi väga hästi toimima, et see asi saaks tehtud nii, et meil ei ole piinlik, eks ole, nii ta ka läks. Aga pärast seda tõepoolest, kui näiteks siis Euroopa, vahest ikka presidendid korraldasid kohtumisi näiteks vahetult enne koroonat, ma mäletan, et Frank-Walter Steinmeier kutsus kokku siis Berliini, isegi jäi see kohtumine lõpuks videosse, sest koroona tuli peale, kutsus kokku need riigipead, kellega on mõtet arutada Venemaa võimalikke järgmisi samme. Ilma selle kohtumiseta meid poleks sinna kutsutud. Aga nüüd meid kutsuti. Ehk et selle kohtumise eesmärgid tegelikult olid läänes ja need me sellega ka saavutasime. Õnneks ei läinud piinlikult ka teisel pool, eks ju, sest eks möönan, et oportunismi oli selles Välisministeeriumi poolt nagu kõvasti. Ja ütleme, see kohtumine selles mõttes, mina rääkisin Ukrainast kõigepealt need asjad ära ja kuna nad olid otsustanud viisakad olla, siis nad kuulasid selle ära ja siis me rääkisime gaasist ja elektrist ja Putinile meeldib näidata, et ta on detailide mees. Sest ta oli hästi nördinud, kui ta oli tükk aega rääkinud gaasist ja gaasitorudest ja direktiividest ja asjadest ja kui majanduslikult kasulik see kõik on ja siis ja ma sain aru, et ta ei saa aru, et Nord Stream 2 läheb Euroopas teise regulatsiooni alla võrreldes Nord Stream 1-ga, et vahepeal on tulnud uus gaasituru direktiiv ja ta ei teadnud seda. Ja siis ma nägin, et see tegelikult päriselt ärritas, et ta ei teadnud seda. Aga mina olen elektrivõrkudes kaunis kõva ja siis tema muidugi küsis, et miks me läheme ära Brellist, ehk et siis Venemaa elektrivõrgust ja siis ma ütlesin talle, et vaadake, et selles ei ole küll mingit poliitilist põhjust nagu mõtet otsida, et see on puhas majanduslik samm. Ja majanduslik samm sellepärast, et vaadake, Euroopa Liit ju annab meile raha selleks, et me laiendaksime oma ühenduskanaleid Euroopa Liidu sees. Teiste Balti riikidega ehitaksime välja ühenduse sinna Kesk-Euroopasse ja Põhjamaade kaablid meil on ja see kõik on ju tehtud Euroopa Liidu rahadega. Euroopa Liit ei hakka ometi renoveerima neid liine, mis ühendaksid meid Brelliga. Et see on puhas majandus, siin ei maksa mingit poliitikat küll otsida, eks me saime mõlemad aru, eks ju, mida me tegelikult nagu mõtlesime. Aga tollel ajal jah, oli paradigma ju see, et kõik rääkisid Putiniga, meie ei rääkinud ja siis meid, põhimõtteliselt, kui sa kuskil midagi üritasid öelda, et venelased niisugused või naasugused öeldi sulle, et kust sa tead, sa ei suhtlegi ju nendega. Et meie peame teie eest ju nendega ka suhtlema. See suhtumine oli vaja ära muuta tegelikult ja sellest said aru ka Läti ja Leedu kolleegid tegelikult. Minust on see väga põnev teema. Ma tahaks veel natukene küsida mõnda detaili, et kui te esimest korda siis Putinile lähenesite seal suhteliselt mitteametlikus nagu keskkonnas, mis keeles? Inglise keeles. Ja ta lasi tõlkida. Lihtsalt ilmselt selleks, et mõtteaega leida. Ja tal oli väga lihtne läheneda, sest juba tollel hetkel ta oli tegelikult väga üksik. Just. Et terve selle kontserdi aja, mis ta seal istus, ühel pool istus Brigitte Macron minu mälu järgi, teisel pool Justin Trudeau. Ehk et ühel pool siis mitte keegi tema seisukohalt, teiselt poolt siis Kanada peaminister, kes istus kogu aeg natuke nii.
selleks, et vaata, et ei nakkaks, on ju, või umbes niimoodi, on ju. Tegelikult väga üksik ja kui seal need riigipead lahti lasti, siis nagu ikka kõik mattusid oma sõprade kuhja alla. Meil oli see ÜRO kampaania, Macroni kõrval teised selle koha pealt, et kui palju Aafrika riikide juhid tahtsid, siis meiega suhelda, väga paljud tahtsid, eks ole. Et suht lihtne oli ka seda tegelikult teha. Et see ei olnud tegelikult keeruline, see lahendada seda ülesannet, mille Välisministeerium oli andnud. Aga see oleks võinud ka lõppeda mitte millegiga, eks ole, aga me ei teadnud, kuidas see läheb, eks ole. Sest et selge oli see, et Venemaa ametlik poliitika oli see, et Balti riigid ikka menüüs on, mitte laua taga. Mis põhjustas selle teistsuguse arvamuse, see võiski olla see, et ole hetke üksindus ja tahtmine siis kuskis suunas käituda nii-öelda tsiviliseeritud viisil. Et siis, et vaatame, mis sest saab, eks. Et teine variant on lihtsalt, et inimene hindas seda, et kellelgi oli nagu mingit julgust teha mingisugune teistsugune samm, aga veel kord kordan, et see oli tegelikult Välisministeeriumi kavandatud, mitte Kadrioru kavandatud ja Välisministeeriumist veetud projekt. Kas Putin oli selline, nagu ta meile telekast paistab? Või on ta kuidagi nende vestluste juures kuidagi teistsuguse? Ei, ta on selline, et ta boksib faktidega, et ta uudselt meeldib tõesti seda detaili näidata, et mida ta kõike teab, eks ole, viimase 5 aasta gaasihindade kõikumist, kõik on peas kuude kaupa umbes, või mingit sellist detaili nagu näidata, et ta nagu teab, eks ju. Et see oligi üsna lõbus, et ma ei ole ka energeetikas nagu liiga nõrk. Valis hea vastase sellest. Et oli päris tore selles mõttes ja kui inimesed nagu küsisid, et miks see kohtumine läks üle aja ja seal mingid tähtsad Prantsuse ärimehed, vist olid ka energiaärimehed, et miks nemad ootama peavad, et siis see oligi see, et tegelikult ei teinud midagi tähtsat. Me lihtsalt võtsime mõõtu selles, kes teab detailsemalt elektri- ja gaasituru nüansse. Nüüd, mis puudutab seda menüüs olemist või laua taga istumist, et hetkel väga loogilistel põhjustel me üldse Venemaaga ju ei suhtle. See on täiesti arusaadav. Nüüd nendes oludes me seda enam ei tee, sest seda ei tee ka enam meie liitlased ja partnerid. See on meie ühine otsus ja tegelikult Trump murrab seda vaikust ja see kindlasti on probleem tänases päevas. Just, ma tahtsingi nüüd jõuda selleni, et tegelikult olud ju muutuvad praegu. Trump murrab vaikust. Nüüd, kuidas peaksime meie reageerima? Me ei tea, kuhu see viib. Et mul on siiamaani suur usk sellesse, et Putin suudab omale uued probleemid tekitada ja märgid sellest ju selgelt ka olemas on, eks ole. Et mulle meeldis see, kuidas isegi praegu, kui Trump on ennast ümbritsenud nii-öelda sõpradega, kuidas siis ikkagi nüüd Rubio ja Valts mängisid seda mängu, et hea küll, meil Valges Majas läks väga kehvasti siin praegu, eks ju, kahe liidriga, viidi siis see arutelu kuhugile kaugele, eks ole, Jeddasse, Saudi Araabiasse, kus siis arutati ukrainlastega, mis on siis plaan, pandi see plaan kokku, viidi see tagasi koju ja öeldi, et nüüd on pall Venemaa väravas. Ehk et me näeme, et selles mõttes täiskasvanud Trumpi ümber on isegi osad nendest, eks ole, kes on nagu praegu selles administratsioonis, nii palju kui nad saavad, ilma et neid kohe minema saadetakse, eks ju. Me mäletame ka Trumpi esimesest perioodist aeg-ajalt ta vihastas selliste täiskasvanute peale ja vahetas oma meeskonnas neid välja, eks ole. Et neid kulus üksjagu 4 aasta peale, võib-olla läheb Rubio ja Valtsiga samamoodi. Aga igal juhul tõid nad siis nüüd, ütleme, olukorra, kus ka Trump pandi tema oma meeskonna poolt olukorda, kus ta pidi siis ütlema, et jah, pall on tõepoolest venelaste väljaku poolel, vaata, mis teevad sellega, eks ju. Ehk et see tekitaski venelastele sellise esimese uue liivatera sellesse masinavärki, mis tundus, et sõidab täpselt nende valitud kursil. Et kuidas see kõik läheb, on täna võimatu öelda, aga me näeme, et meil on ka Ukraina poolel mängijaid ka selles administratsioonis tegelikult. Aga printsiibis naabritega peab ju rääkima? Printsiibis naabritega peab rääkima jah, ja mõtleme kas või selle uudise peale, et kevad on käes, poid tuleb ette panna. Piiriohvitserid ju räägivad. Ka täna piiriohvitserid tegelikult räägivad. Nii et varastatud poid kõigepealt tagasi saada ja... Ja lihtsalt tase on hoopis teine, eks ole. Ma ei tea, kas nad poisid tagasi küsivad, aga piir tuleb markeerida ja kui seda ei saa markeerida, siis ka see tuleb kokku leppida, et piir on markeerimata ilmselt. Ma ei tea täpselt neid detaile, eks ju, ei kuulu enam nendesse ringidesse, aga räägitakse ka täna, see on selge, jah. Aga iseenesest, kuhu ma nagu sihin oma küsimustega, on nagu see, et kas me ei ole liiga väiksed ja väetid selleks, et Venemaaga kogu aeg haukuda ja olla sellises nagu väga isegi ütleks jah niimoodi, et võib-olla isegi lausa sõjakal nagu positsioonil. Ma ei tea, kas täna on selles mõttes, et Venemaa arvab oma naabritest seda, mida tema tahab ja ei ole mõtet ka arvata, et kui sa siin nüüd oled nagu hiirvaikne ja üliviisakas, et siis nad kuidagi arvavad, et see on jama, et ei, selles mõttes, mida ma küll julgeks soovitada, on see, et Ameerika Ühendriikide meie liitlase suhtes võiks olla suhteliselt sõnu valiv siiski, arvestades jah, just seda, kus me ise asume, eks ole.
Aga Venemaa suhtes täna, ma arvan, on suhteliselt ükskõik, mida me ütleme. Nad arvavad meist ikka täpselt ühte ja sedasama ja seda, mis meist lõpuks saab, milliseid hübriidseid meetmeid meie vastu kasutatakse, kas kasutatakse, et seda meie sõnavara ilmselgelt ei mõjuta, kui me otseselt imelikud ei ole, aga täna me kuidagi ei ole, me tegelikult ei erine mitte millegi poolest, ma ei tea, soomlastest või poolakatest selles. Jaa, siis kui rääkida korraks veel Ameerikast ja liikuda nüüd otsapidi olümpiakomitee tegemistesse, siis Ameerika ju ihub hammast Gröönimaale mis on justkui siis Euroopa Liidust ühe ampsu võtmine, justkui. Noh, me ei tea, kuidas see asi nagu laheneb, et esialgu püüdsid ka taanlased ignoreerida neid väljaütlemisi, et lootes, et ehk läheb üle, need ei ole läinud üle. President Ilves arvas, et see ei ole nali. Ma arvan, et see on kõige hullem asi, mis üldse toimub praegu, tegelikult. Ja absoluutselt palju hullem kui see, et ameeriklased ütlevad, et kulutage oma kaitsele või muidu. Noh, see on just selles mõttes hull, et see on nüüd see käitumine, mida Hiina kavatseb omale lubada Taiwani suhtes, eks ole. Mida Venemaa lubab omale oma naaberriikide suhtes. Ja kuidas sa siis ütled, et ühel juhul see ei ole õige, teisel juhul, ehk et noh, see on puhas jõupoliitika sellisel juhul. Siis ongi nii, et noh, need, kes ei jõua jõule vastu hakata, need on siis lihtsalt tükid võtmiseks, eks ole. Et noh, see on selles mõttes kõige hullem asi. Palju hullem kui see, et eurooplased kulutage ja muidu me teid ei kaitse. Ma olen selles mõttes nõus, et see on väga halb areng. Ma loodan, et ka siin leidub mingisugune, noh, mis on natukene, on see, et Donald Trump vahest, kui mingid asjad ei hakka edenema, et siis ta nagu, noh, jätab need kõrvale ja liigub edasi mingisugust teise teema juurde, et ega palju muud nagu praegu ei oska loota, et see on tõesti väga halb asi. Raske öelda, see tundub tema jaoks hästi kuidagi strateegiline. Jaa, aga mis asi? Et noh, selles mõttes, et kõik on ju kättesaadav. Tahad tegeleda, noh, koostööd teha seal, investeerida Gröönimaasse, tagada seda, et venelased ja hiinlased ei saa Arktikas laamendada, siis seda kõike saab teha praeguste olemasolevate kokkulepete raames. Kõik on NATO riigid, kõik, kes peaks tegelema siis ka Gröönimaa kaitsega, et seda kõike juba saabki teha. Et kindlasti on alles lootus, et on võimalik veenda ütleme siis, kasutama selliseid lahendusi, mis võimaldavad Donald Trumpile öelda, et meil on suurem kontroll Gröönimaa üle, aga mis ei ole, ütleme, Gröönimaa otsene ülevõtmine, eks, et kindlasti on sellised lahendused olemas. Ja ma siiski loodan, et ka Ameerika Ühendriikide poliitikud on selliste lahenduste leidmisel, et me tegelikult täna nagu näeme, et see jutt, et näiteks, et Lindsey Graham töötab välja uusi tolle Venemaa vastu juhul, kui nad selle palli, mis nende väljaku poolele seal Jeddas mängiti, eks ole, seda halvasti mängivad, on ju, et see oligi tõsi, nad on need ideed välja käinud, eks ole, et ka sealne see vabariiklik partei ilmselt üritab iga võimalust oportunistlikult ära kasutada selleks, et selliseid kõige hullemaid asju leevendada või siis toetada ka meile soodsaid vaateid, et see on nõme, kuidas seda kõike tuleb teha täna ja see on ülivastik, et sellest ei ole nagu üle ega ümber võimalik minna. Aga ma siiski loodan, et suured struktuurid ja süsteemid peavad lõpuks vastu.